me teeme talle võileiba. Kui kõht on tühi ja korisema hakkab, nüüd on aeg, kus Mr. Kennuritu kohtab. Esimeseks asjaks, mida läheb vaja võileiba tegemisel, on lõikelood, millega ma löön sind. Ärkõlas. Sa oled ärkvel? Nice. Samal ajal, kui sina lõbotasid maas, mina valisin välja õiged koostisosad, mida on vaja võileiva tegemiseks. Nii et esimeseks on meil sai. Mis oleks sai ilma võileivata? Ütle mulle. See oleks mitte võileivaga sai. Teiseks on meil võid vaja, sest või on parem kui õli. Kui sa õli paned võileivale, midagi sinuga viga. Kolmandaks on vorst ja juust. Dünaamiline duo, mida ei saa üldse lahutada. Need käivad iga võileiva peale. Ja iga võileiva peale. Neljandaks on nuga. Juhtumisi see on see sama nuga, millega ma tapsin enda kana. Esimeseks asjaks, mida teha on võtta sai, teha see ette vaatlikult lahti. Võtta sai, aga mitte algusjupp. See jupp on võta endale sai, võta see sai ja pane see enda ilusale punasele puhtale lõikelauale. Järgmiseks asjaks on või. Ja võid kasutada mida iganes. Sa võid kasutada võid söögi tegemises. Sa võid isegi kasutada võid, et lämmatada enda sõbra. Igatahes võtame siit siukse või täbi. Võistame saia peale ja lihtsalt spreedime seda. Ja nüüd, kui su võileib on ära lämbunud võisse, nüüd me võime panna enda juustu. Slapime seda peale. Kui te tahate topelt, palun väga, aga tehke sellega hullemalt. Ja nüüd tuleb vorst. Pange vorst lõikelauale ja siis lõikame ühe kena viilu välja. See küll viili olnud. Kui see vorst on ära söödud ja ära seedinud, võite uuesti proovida. Ja siin on clean vorsti lõik. Te panete otse saia peale. Te võite panna veel ühe. Täshi pasenes. Paneme siia. Ja kui sinu laps halvasti käitub, saada nad rakverre, sest nad teevad seal lastevorsti. Nii, võtame teise saia ja paneme võid peale. Nüüd, kui sul on võileib ilusti võiga kaetud, slapi see jälle võileiva peale ja naudi. Kui te saate võileiva söödud, siis võtke endale head ja mahlast H2O-d. Selleks sai esimene episood läbi. Kohtume homme. Praeguseni